tere, head kuulajad, käes on 10. märts, Geeniuse digisaade on siin ja eetris on täna Glen Pilvre, Meelis Väljamäe ja Hans Lõugas ja räägime sellest, et uued Maci arvutid tulid küll välja, aga veel parem uudis on hoopis nendes asjades, mis ei olegi nii uued. Siis Barcelonas toimub mobiilimaailma kongressilt, tuleb igasugu veidrusi ja põnevaid asju. Teeme korraks kiirülevaate uudistest ja arutame, mis neist võib-olla kunagi meie päris ellu jõuab. Ja saates jõuame rääkida veel teie kirjadest ja võib-olla paarist uudisest veel. No nii, kevadine MacBookide, Apple'i arvutite siis avalikustamine on möödas ja ilmselt mitte väga suur üllatusena, aga tuli välja uus versioon MacBook Airist. MacBook Airist on teatavasti suurema väiksema ekraaniga mudelid ja need on nüüd mõlemad siis saadaval uue M4 kiibiga. M4 on siis kõige viimane ja kõige uuem Apple'i sellest nii-öelda uue arhitektuuriga sülearvutitest ja lauaarvutitest üldsegi, sellepärast et peale nende sülearvutite tuli välja ka üks eriti võimas lauaarvuti Studio. No võtame võib-olla selle MacBook Airi M4, mis on nüüd ka juba Eestis müügil. Vähemalt, kas ta letil on, aga tellitav vist juba on. Mina sa tea, võib-olla on juba letil ka. Ja. No selle kohta võikski öelda, et ega väljast on ta sama ilus kui ikka, aga mis võib-olla oluline on, et M4 on taaskord natuke kiirem kui M3, aga hind on natuke väiksem hoopis. See on huvitav osa, jah. Mis on huvitav, jah, et kui M3 tuli uuena 1359 ja muide, kas selline hind väga pikalt oli siin ametlike edasimüüjate poodides, siis M4 ametlik hind Eestis paistab olevat 1269, siis baaskonfiguratsioonil, mille tuules on siis täna nüüd langenud M3 Airi hind 1209 peale, nii et see hinnavahe on siis nüüd marginaalselt küll vanamudeli kasuks selle alega, aga igal juhul M4 siis tuli umbes €100, $100 soodsamalt kui omal ajal tuli M3. Vaat see on nüüd see huvitav, et eelmise põlvkonna M3 MacBook Air, see on tegelikult juba päris taskukohasem või veel taskukohasem. Apple ise ütles, et see M4 on 2 korda kiirem arvuti kui M1. See kõige esimene uue arhitektuuriga arvuti. M3 erinevuseks öeldakse küll 25%, iganes nüüd see tähendab või kuidas seda vaadatakse. Eks need nagu M-i põlvkonnad on sellised natukene sammulisemad arenguhüpped on ju, aga M3, mis tegelikult on tõestus selle kohta, et M3 on siiamaani veel väga võimekas igapäeva arvuti. Absoluutselt ja isegi ka on M1 seda. Absoluutselt on. Et kui sa tahad nagu sellist tavalist arvutit, millega teha tavalisi asju, on ka mul endal laual üks M1 ja no kõik on sellega väga hästi. Nii et eks iga see uuendus on selline kerge aste üles, aga tõepoolest märkimisväärne on see, et see hind on langenud, mille üle ju saab ainult rõõmustada. Jah, nii on. Ja nagu ma mainisin, siis tuli välja ka uus Mac Studio, milles on nii M4 Max kui ka M3 Ultra kiibid. No vaat just see M3 Ultra on nüüd see kiip siis mis peaks nüüd seljatama nüüd kõik nagu Apple'i väitel üleüldse, kõik muud Macid seni. Ehk et selline lennukas lause on öeldud, et see on most powerful Mac ever made. Väga huvitav, jah. M3 Ultra, kus on tõesti need numbrid, mida see kõik teeb, on sellised, et numbrid on suured, nulle on palju ja ülivõrded, et muuhulgas suudab ta siis jooksutada kohalikku keelemudelit, ütleme siis keelemudelit kohalikus või masinasiseselt. Et kui sellel keelemudelil on siis 600 biljonit, biljon on vist miljard, on see nii eesti keeles, 600 miljard parameetrit. Tuletas meelde, et Studio on see arvuti, millel ei ole monitori, et ta on siis lauaarvuti, ikka punsu laua peal, et sinna tuleb juurde osta monitor. Muidugi ka iPad seal näidati ja uuemad protsessorid sinna sisse jõudsid. M3 jõudis siis iPad Airi ja võib-olla oli seal isegi midagi veel, aga eks kõik need uuendused on natuke sellised, et kellel on olemas eelmine Air või isegi üle-eelmine Air, vaevalt ta peaks nüüd tormama uue järgi ja ega tegelikult sama saab ka öelda nende MacBook Airide kohta, et võib-olla positiivne kogu selles M-ide
natuke langevate hinnaga ja kasvava jõudluse jadas on see, et ka need eelmised mudelid tegelikult hoiavad oma väärtust väga hästi ja oma ka jõudlust väga hästi, et kui täna keegi tahate osta hea hinnaga head arvutit, vabalt võid võtta ka ER-M1. Kui te selle M1 täna ostate ja tahate seda võib-olla aasta-paari pärast müüa, maksab ta ikka ilmselt peaaegu sama palju, ehk need hinnad on kusagile peale kukkunud ja seal nad nagu püsivad, et väga head arvutid on kõik need Maci M-seeria protsessoriga ER-id. Ehk siis võib-olla just need, kes on Maci kasutajad ja veel siiamaani tassivad ringi või pigem ei tassi, aga on kodus vana Inteli põhine Mac. No, jaa. Muide selle kohta panid lausa kodulehel üles sellise näitaja. Oliks teab, mis see number oli? Uus MacBook on siis 23 korda kiirem kui i7 Inteli protsessoriga MacBook Air. Mis mind üldse ei rõõmustab, sest et minu iMacis, mille taga ma istun ja millel on suur ekraan, on sees i7 Intel. Sa oled 23 korda aeglasem kui need uuemad siin inimesed. See on küll ikka nagu ebaaus natukene tõesti, aga ka töötab ja mis kõige hullem on, et ka töötab ja töötab piisavalt hästi, et me saame isegi saadet teha. Aga siis sinu hiidvana iMaci najal lähme edasi äkki järgmise teema juurde ja mobiilikongress, Mobile World Congress on selline sündmus, kus oli kunagi ammu väga selline niši telekomi äri, siis nutitelefoni tulekuga sai nagu tehnoloogia supersündmuseks, kus olid kõik kohal ja ülitähtis. Ja nüüd seoses selle telefonituru sellise küpsemisega, võib-olla see enam nii suur üritus ei ole, aga ikkagi MWC 2025 on koht, kus on erinevad tootjad vist päris huvitavaid uudiseid välja toonud. Ja mida Meelis sa esimesena esile tõstaks? Igasugused huvitavaid ja kummalisi asju nagu messidel ikka on seal seekord ka. Ja üllatavalt kombel oli seal rohkem nagu kõike muud kui telefone. Telefone oli ka, aga nagu kuna tegemist on siiamaani olnud nagu põhimõtteliselt telefoni messiga, siis. Aga mis mulle kõigepealt silma jäi, kõige huvitavam asi on siis HMD, Soome ja Hiina ühisfirma, kes siiamaani on teinud Nokia nime all telefone ja nüüd teevad siis enda HMD nime all telefone, näitas sellise kõrvaklappe, mille siis see laadimiskarp on ühtlasi akupank, ehk siis ta on suurem kui tavalised kõrvaklappide laadimiskarbid, 1600 mAh aku on seal sees ja klapid lähevad sinna sellise niimoodi püsti sisse, et klappidel endal on siis selline hing, et sa keerad nad nagu varteklapid ikka, kui sa kõrva paned ettepoole ja kui sa karpi paned, nad lähevad nagu keeravad ennast püsti ja mahuvad sinna niimoodi ära, et see aku paremini ära mahuks. See akupank ise või see laadimiskarp on selline suurem kui keskmise kõrvaklappide oma, aga meenutab võib-olla sellist 5000 mAh juhtmõba akupanka, nagu neid tavaliselt siin müüakse, et suhteliselt pisike mahub mugavalt taskusse. Ja G2 on ka nii, et saab magnetitega kinnitada siis G2-ga või MagSafe'iga äppi telefonide külge või siis sellist Androidiga telefonide külge, millel on magnetitega übrised, hoiab ennast kõvasti kinni seal. Et tegelikult nagu hea lahendus, sest et ta on piisavalt väike, et mahub taskusse ikkagi ära ja see on sul nagu hädapärast akupank ja samas ka kõrvaklapid nagu ühes puntras koos, eks ole, et nad ei võta eraldi ruumi ja see on tegelikult nagu täitsa huvitav selline lahendus. Kui sa juba kõrvaklappe mainid, mulle lihtsalt praegu meenub, et kas oli mingisugune teine firma, mis ei olnud AMD, kes näitas mingisugust väga kummalist lahendust, kus sa said nagu ühe kõrvaklapi panna kas siis kõrva või kusagile telefoni külge laadima, kus ta muutus otsapidi nagu nutikellaks või sa võisid ta käe peale panna ka mingisuguse rihma. Seda ma isegi ei märganud. No ühesõnaga, selline täitsa imelik toode oli ka, käis kusagilt läbi ja ma üldse praegu nüüd enam ei mäleta, ma ei pannud seda kirja. Et võibolla kogu seda messi, kui ma niimoodi sinna peale vaatasin läbi erinevate kanalite, siis nagu tunduski, et ega suures osas telefonid on ju tegelikult valmised, nagu sa meelistas ka, et vähe oli telefone, et ühtepidi proovitigi nagu ikkagi rõhuda sellele tehisintellektile loomulikult, kogu sellisele ühenduvusele, 5G, siis nüüd juba 6G vaata, aga teistpidi just sellistele, kas siis heas mõttes jaburatele või võib-olla tõesti asjadele, mida me kunagi näeme, mis siis täna ikkagi baseeruvad suuresti volditavatel ekraanidel, siis võib-olla ka mingisugused lahendused, kus me lihtsalt
dimensioneerime siis midagi üles või midagi alla, teeme näiteks üliõhukesi telefone või siis teeme mingisuguseid ülikobakaid telefone. Seal mõlemal näidati. Jah, et kui sa akupankasid just mainisid, eks ole, siis mulle selle peale kohe üks nendest kobakatest jäi siin ette, sellest ma kirjutasin ka või tegin väikse märkme omale. Neid oli seal paar tükki muide, et üks oli vist Doge või Doge VMAX Plain, teine oli Oukitel VP100 Titan, mis tundus siis veel jaburam, sest et kui selles eelmises oli akupank 22 000 milliampertundi ehk 22 ampertundi, siis Oukitelil nimelt on see aku maht siis 33 ampertundi. Ta on selline väiksemat sorti telliskivi, 3,5 sentimeetrit paks. Kaalu ma ei lugenud kusagilt välja, aga eks ta sinna kilo kanti vist võiks täitsa olla. Seal sees siis lisaks telefonile on projektor, siis on sees valgustus, saad mingid RGB tulesid seal omale meeleoluks panna põlema või siis 1200 luumenine lihtsalt valgustus. Loomulikult akupangana laadimine Mediateki protsessori peal, samal ajal kaamerad on täitsa korralikult, 200 megapiksline põhikaamera. Ühesõnaga, ta on selline pommikindel, tõesti sõna otseses mõttes, sest Oukitel seal oma reklaamis siis taob selle telefoniga sisse telgivaiasid ja avab õllepudeleid. Ja kuna see aku või pank või kuidas ma ütlen, on meeletult suur, siis sa tõesti saad selle võtta kusagile kaasa ja seal kusagil peab siis aku vastu, keskmiselt nad väidavad kuni 2 nädalat. Ja standby või ooterežiimil siis põhimõtteliselt pool aastat. Nii et jah, see on nagu selline asi, et see ei ole ju otseselt midagi, mis kuidagi oleks nüüd et aastal 2025 me lõpuks saime selle valmis. Aga mine sa tea, siuke natuke niši toode. Mina mäletan aastat, ma ei tea, 5 aastat tagasi kindlasti veel 10, kui patareitootja Energizer näitas väga sarnast telefoni. Kas oli projektorit ei olnud, aga oli ka mingi 20 pluss milliampertunnine aku seal, 20 000, eks siis. Teises äärmuses ma ütleks kohe, et märgiks ära selle Technospark Slim oli selle telefoni nimi, mis siis tegi rekordi oma õhuksuse või paksusega 5,75 millimeetrit. Ja kusjuures seal sees on 5200 milliampertunnine aku, mis on ju märkimisväärne, et sellisesse korpusesse mahutada selline aku. Täitsa normaalse suurusega telefon. Mina võib-olla räägiks ka siis korraks sellest samast grupist, ehk siis maailma või kõige suuremast telefonitootjast, kellest me mitte midagi ei tea, ehk siis firma on Transion ja temal ongi 2 brändi, üheks neist on see sama sinu mainitud Tecno ja teiseks on Infinix. Ja Infinix siis Tecno sõsarfirma näitas päiksepatareiga telefonid. 2 varianti oli, üks oli siis selline, kus oli päiksepatarei, oli telefoni nii-öelda korpuse osa ja teine oli siis päiksepatareiga ümbris, mis siis selliste pogopinnide või klemmidega sinna telefoni külge käis laadis. Ja miks on eriline, tegelikult päiksepatareidega telefone ja akupankasid on tehtud ka varem, aga Infinixi mudelil oli siis uuemad sorti päiksepaneelid, mille nimi praegu meelde tuleb, mingi uus mineral on see kasutusel. Aga ma ei tea, kui see tõlge korrektne on, sest mul tõlkis seda AI sõbranna, ütles, et see on perovskiit. Jah, just perovskiit see ongi. Ja perovskiidist siis päiksepaneelid, mis laevad siis vähemalt seda prototüüpi 2 vatiga, see eeldab muidugi seda, et palju valgust tuleb. Aga samas ütleme, et tuletame öelda, 2 vatti on ikkagi võrreldes tänaste laadijatega suhteliselt tagasihoidlik. Väga vähe. Aga väga palju võrreldes varasemate päiksepaneelidega. Ehk siis, kui sa võtad seda, et mõni aasta tagasi me saime ju laadis telefone 5 vatiga, eks ole paljud asjad, nii et selles mõttes 2 vatti on selline, et sa ei saa seda täielikult täis laadida, kui sa jõud seda väga pikalt ei hoia kuskil väga päiksepaistelise Aafrika päikse all, eks ole, aga siis jälle kuumeneb üle. Aga selleks on see, et ta peaks pikendama aku kestvust ikkagi päris kaua, kui sa suudad hoida seda niimoodi enam-vähem mõistliku valguse käes. Et kui sa ei tee seda telefoni väga palju kallimaks, siis tegelikult on see üsna mõistlik alternatiiv, et tegelikult see 2 vatti oli just selline number, mis mulle tundus, et see on nagu palju parem, kui see seni on taolistel lahendustel olnud. Et ma vaatasin, selles mõttes googledasin natukene neid andmeid, kui palju üks telefon kulutab ja siis ma sain aru, et enamus selles kohtas öeldakse, et kui su telefon on ooterežiimis, lihtsalt vedeleb laua peal, sõltuvalt sellest, mida ta seal taustal teeb, siis ta kuskil 200 kuni
800 milliamprit võtab, ühesõnaga niimoodi, et kuskil 5 korda vähem võtab kui see 2-vatine laadimine. Nii et kui me eeldame, et isegi ta laeb siin Eesti Päikese käes võib-olla 1 vatiga või natuke alla, siis tegelikult ideaalis võiks see stand-by aeg olla selline, et see aku lihtsalt ei kuku sul ära, kui ta sul telefon niisama seisab, eks ole, ta jääb samale tasemele ja see on juba võit. No siin kui matemaatikat teha, ega me siin just rääkisime akumahtudest, et kui tavalisel keskmisel heal mobiilil on see tänasel 5000 milliampere tunni kandis, see on seal standardne liitiumi aku pinge, see on 3,7 volti, kui me neid numbreid nüüd omavahel korrutame, siis me saamegi, et see aku mahutab seal umbes 18 vatt-tundi sinna kanti, nii et kui 2-vatine laadimine on seal järgi, siis teoreetiliselt, kui ta lauspäikeses seisab, siis ta võiks seal vaata, et mingi 8-9 tunniga isegi täis saada. Nii et kahtlemata on see selline võimsus, mis kui sa oled päikselises kohas juhtumisi kogu aeg oma telefoniga, siis ta võib turgutada seda kogu aeg sama palju. Ja muide, Infinix näitas ka siis sellist telefoni ümbrist, nagu nii-öelda katteid, milles on samasugune tehnoloogia olemas, nii et iseenesest hea mõte, kui see oleks ka täitsa saadav toode. Et selles mõttes nagu see tundus nagu ootamatult praktiline, aga ma läheks võib-olla korraks, olime ennem klappide juures HMD-ga, läheks korraks klappide tagasi, see on 2 huvitavat kõrvaklappi asja oli veel, esimene oli see, siis Xiaomi näitas tegelikult tõi müügile, need on tegelikult saadaval juba, mis on minu teada maailma esimesed Wi-Fi'ga kõrvaklapid ja suureks üllatuseks ei ole, Sonose klapid on ka Wi-Fi'ga, aga need ei saa nagu kasutada muuks kui ainult siis selleks Sonose soundbariga ühendamist Wi-Fi kaudu, eks. Aga nad on siis maailma esimesed telefonist või muust seadmest Wi-Fi'ga klappides edastatava heliga klapid ja suures üllatus ei ole nad mitte suured ümberkõrvaklapid, vaid pisikesed nööpklapid. Ja üllataval on ka see, et Xiaomi enda andmetel siis see Wi-Fi'ga heliedastus ei võta mitte rohkem akut, vaid võtab vähem akut kui Bluetooth, mis oli tundus kummaline. Et seal sees on siis Qualcommi, keda me kõik teame, Qualcommi Keep, eks ole, kes on ilmselt maailma suurim Bluetooth seadmed toetuseks selle, ta teeb Apple'ile modemid ja kõigil teistele protsessoreid, siis et Qualcommi enda sõnul on siis sellel Keebil mis iganes expanded personal area network, mis tähendab seda, et põhimõtteliselt kui sul Bluetoothiga juhtub tihti see, et kui sul lähed kodus maja või korteri teise otsa, siis kaob sul levi ära, siis nendel peaks levi olema kõvasti parem ja lisaks siis see, et loomulikult see Wi-Fi'ga edastamisel peaks see suutma edastada ikkagi täiesti kadudeta ja kokku pakkimata heli erinevalt Bluetoothist. Konks on siin see, et kuna praeguseks ei ole veel kokku lepitud ühtset standardit, kuidas, mis koodekite asjadega üle Wi-Fi heli edastatakse, siis praegu töötavad klapid ainult uuemate Xiaomi 15 ja 15 Ultra telefonidega, aga teades Qualcommis ilmselt nad üritavad seda oma Keepi ja standardit lükata ka teistele tootjatele, nii et ilmselt see Wi-Fi klapid ikkagi tulevad. See on väga huvitav detail, et need klapid töötavad ainult selle telefoni Wi-Fi'ga. Ja praegu. Ehk siis see sama kasutusjuhtum, et mul on kodus telefon jääb ühte nurka, aga mul on nii-öelda need jaamad või access pointid kodus on vanema Wi-Fi protokolliga, siis ta tegelikult, ma ei saa olla nende klappidega oma telefoniga ühenduses. Mina saan aru, et ta töötab ikkagi tavalise Wi-Fi'ga, lihtsalt küsimus on selles, et see nii-öelda Wi-Fi koodek või see, et millise lahendusega seda heli protokolli edastatakse, et ta suudab nagu seda edastada sellest telefonist, aga sinu Wi-Fi ruuteri kaudu. Just. Aga ilmselt see on nagu alguse küsimus, et kindlasti tuleb neid seda sama standardit toetavaid asju veel. Aga lihtsalt huvitav on see, et esimesed Wi-Fi klapid ja üllatuslikult ei ole nad mitte suured, vaid vastupidi väiksed klapid ja aku kestab kauem, eks ole. Et see on huvitav. Ja teine korraks mainin klappidest, et Honor tegi siis ka sellised avatud kõrva peale käivad ja konksuga kõrva taha käivad klapid, mis on siis nüüd avatud põhimõttel või open tüüpi klapid, et tundub, et see on nagu väga suur uus trend, sest et Ankeril on sellised, Huawei tulid just välja, Soxil on, kes on alati teinud neid luuühendusega klappe. Kas ka Sonyl on midagi taolist vist olemas? Mul oli siuke avatud disain, mis laskis nagu välisheli läbi. Ja Sonyl on mis kõrva sisse, eks ole. Aga just sellised, mis käivad nagu ümber kõrva nii-öelda sellise konksuga ja siis on kõrva peal. Et selliseid on järsku nagu väga palju tulnud ja tundub, et see on nagu selle aasta kõrvaklappide trend millegi pärast, et see on siin uus asi, mis kõik nagu hakkavad praegu hakkavad tegema.
tegema. Et see oli nagu asi, mis mul ka silma just seda trendi mõttes, et neid tuleb nagu praegu päris palju. No see klapp, mida ma siin mainisin või nupp või kõrvanööp muide pärinebki sellelt samalt telliskivi tootjalt nimega Oukitel ja selle nimi oli siis VP200 Pro, ma vahepeal tuvastasin. See ongi siis tegelikult selline pisikene julla, mis siis telefoni korpuses laeb, ta on seal telefoni tagaküljel. Sa võite sealt välja võtta, kõrva pista, rääkida ja siis sa võid ta panna randmele, siis ta on nagu nutikell. Ja siis sa võid ta panna jälle telefoni külge tagasi. Kas ja kellel seda võiks vaja olla, ma ei tea, aga see siis on 3 asja ühes või vähemalt 2 asja ühes. Ja uutest telefonidest, mis päriselt müügile tulevad, lisaks selle, et Xiaomi siis need 15 ja 15 ultra välja kuulutus, mis ka juba siin Eestis testides liiguvad. Samsungil tulid uued A-seeria telefonid, millest me ka ilmselt varsti pikemalt rääkida saame ja Nothingul tulid oma sellised odavama otsa uued telefonid, mis on endiselt nende pool läbipaistvalt ka tagakülje ja LED tulukestega, eks ole. No ultra kohta võiks siis kindlasti mainida seda, et Xiaomi üritab siis uuesti hästi unustatud vana leiutada taaskord, et kui Sony aastal 2013 näitas selliseid ilma ekraanita, viewfinderita nii-öelda kaameraid, mis olid objektiivi kujulised, ehk sisuliselt nagu väikene objektiiv, mis suhtles siis Wi-Fi kaudu telefoniga ja siis sa võisid ta panna telefoni külge või teda eraldi kuidagi tarvitada. Ja see tundus, et on hästi äge toode, sest seal sees oli suurem sensor, et seal Sonyl oli 2 mudelit. Olid QX10 ja QX100, et ühes oli neist siis ühetollist tüüpi sensor, sama nagu Sony kuulsates RX100 kaamerates. Ja tõesti kvaliteet oli parem, aga need objektiivid väga, keegi neid väga osta ei tahtnud mingisugusel teisel või 3. põhjusel ja Sony neid väga pikalt ei tootnud. Ja nüüd Xiaomi siis Ultrale pakub nagu sarnast lahendust mõneti, et küll on seal objektiivi sees siis veel suurem sensor. See ei ole ikkagi päris Ultrale, et see on ikkagi peab olema spetsiaalne, see oli spetsiaalne mudel, demo mudel, millel oli selle jaoks rõngas taga. Ma sain, et ta kinnitub lausa mingisugune magnetiga või kuidagi sinna taha, et ta nagu, noh, et ta suugi ei sünkroniseeru siis telefoni. Ja tal on klemmid toite jaoks telefoni taga ja siis magnetrõngas, mis seda kinni hoiab samamoodi nagu siis mingid MagSafe asju. Igatahes seal sees on siis suurem sensor veel, seal on siis niinimetatud see 4/3 ehk 4/3 mõõdussensor. Kogu see sensorite rägastik tegelikult tähendab seda, kes enam ammu ei orienteeru selles, sest me ei ole vist ammu keegi enam üldse päris kaameratest rääkinud, et on olemas nii-öelda täiskaader sensor ja siis oli see niinimetatud APS-C, kus tulid siis need tavalised peegelkaamerad, mis oli siis 1,5 korda väiksema diagonaaliga ja vaat siis 2 korda väiksema diagonaaliga sellest täiskaadrist on siis 4/3, sest ühetolline sensor on 2,7 korda väiksem sellest täiskaadrist, nii et see 4/3 on siis ikkagi tükimaad suurem kui siis see kiidetud ühetolline, mis on siin paremates telefonides ka juba täna sees. 4/3 on siis see mõõt, mida Panasonic ja Leica kasutavad ja Olympus, eks ole. Olympus, see on tore, et kõik need viited, need 4/3 kõik tegelikult ju viitavad sellele, mis ta on 36x24. Täiskaadrile, et sul filmile ilmutasime kunagi. Ja sellest on kõik ja muide see tolline sensor, see on üldse, sellest võiks eraldi saate teha, sest see ei tähenda mitte sugugi, mitte mingisugust viidet täiskaadrile ega mingitele läbimõõtudele, vaid kui ma nüüd õigesti mäletan, see tähendas mingisugust videokaamera tüüpi standardi objektiivi, mis iganes järgi tähistust, see kõik läks mul praegu väga keeruliseks, kes tahab, võib seda ise lugeda, ehk et kui tundub, et kui räägitakse ühetollisest sensorist, siis võib nagu ekslikult mõelda, et et see on ju väga suur, et 1 toll ju teadupärast on meil 2,5 sentimeetrit, et oi, kui suur sensor. Kui telefonis räägitakse ühetollisest sensorist, siis võite mõõdulindi võtta kätte ja saate kohe aru, et sinna sisse ei mahu selline sensor, mille läbimõõt või diagonaal või mis iganes asi on 2,53 tolline, et seal on see standard veel hoopis mujal, aga ühesõnaga selle pika jutu mõte on siis see, et see Xiaomi objektiiv, mis oma olemuselt on siis nagu sama põhimõttel nagu Sony, peaks siis võimaldama parema kvaliteediga fotosid, suurema sensoriga veel ja ühendub siis telefoniga mingisuguse maagilise protokolli kaudu, kas oli laserlink, nende turunduslik nimi, mis iganes see siis tähendab, et mitte siis üle Wi-Fi. Et kas see nüüd tooteks saab, et kas keegi tahab mingisugust veel paremat ja suuremat sensorit sinna taha on iseasi, aga võib-olla teine sama mõtteviisi isegi, kui juba siis nagu lihtsam lahendus ongi see, et panna siis või teha võimalikuks mobiiltelefonile ühendadagi külge oma vana hea peegelkaamera objektiiv. Ja sellist telefoni näitas siis Realme,
kus oli võimalik siis siukse vahetüki abil sinna telefoni läätsede ette kruvida siis peegelkaamera või vahetatavate objektidega kaamera standardi objektiiv. Et, aga see ei lahenda muidugi jälle seda probleemi, et sensor jääb ikka siis sama suureks nagu seal telefonis, aga kogu see konstruktsioon muidugi muutub üsna koomiliseks, sest et kui see oli tõesti üsna koomiline. Paned sellise teleobjektiivi külge telefoni, ma väga nagu kahtlen, et kas nüüd fotograafid sellele tormi jooksevad, sest kui ma ise lihtsalt mõtlen sellise pilguga, et millal ma kasutan mobiiltelefoni piltide tegemiseks versus millal ma kasutan peegelkaamerat, siis ikkagi tuleb tunnistada, et loomulikult selliseid matka, looduse ja loomapilte tavaoludes teed mobiiliga, aga kui sa tahad ikka, ma ei tea, võtame ka tootepilte ajakirja või teha või mida iganes, siis ma pühin tolmu ära oma, ma ei tea, mis aasta Sony kaamerat 2008 või 10 ja ta teeb paremaid pilte kui tänane mobiiltelefon, mitte midagi pole teha, sest et seal ees on suur ja korralik objektiiv ja seal taga on suur ja korralik sensor ja kõik see Lightroomi tõsta ja see tulemus on parem, et ma ei saa sellist pilti täna mobiiliga. Nii et vale on nagu öelda, et tänane mobiil selles mõttes ületab ka vana peegelkaamerat. Tegelikult ei saagi seda ületada, sest pildi tegemise füüsiline teekond ei võimalda seda, aga loomulikult suruda seda kuidagi niimoodi mobiili selliste tülikate lahendustega, siis lihtsam ongi see, ikka sa võtad oma vana kaamera ja pühid sealt tolmu ära, nii et ma ei ole ka nagu väga optimistlik, et kas ma tahaksin nüüd siis hakata selliseid ilupilte tegema mobiiliga, mille ette ma olen kruvinud oma suure teleobjektiivi või midagi muud sellist. Igaks juhuks lihtsalt ütlen siia juurde täpsustuseks kahte asja. Esimene on siis see, et erinevad nendest vanematest Sony telefoniga või Sony objektiividest ei saa seda Xiaomi objektiivi kasutada telefonist eraldi. Sony oma said panna ükskõik kuhu ja tegelikult teha distantsilt pilti ja see Xiaomi oma peab olema füüsiliselt telefoni küljes. Sony omal vist said seda kasutada üleüldse täiesti ilma telefonita. Ta oli täitsa kohe seade, et seal oli kas isegi oli mälukaart. Ilma ekraanita kaamera põhimõtteliselt küll jah, et lihtsalt see ühendus ainult telefoniga. Ja teine asi on siis see, et seda telefoni aga läätse veel müügil ei ole, ametlikult olemas ei ole, et see demo, mida nad seal messil näitasid, oli siis modifitseeritud Xiaomi 15 telefoniga, millel oli see rõngas nagu külge pandud, et tegelikult müügil sellist asja veel ei ole ja ei tea, kas kunagi tuleb. Kas kunagi tuleb on jah, see on tõesti natuke küsitav, sest ega nende inimeste hulk, kes täna tahaksid igapäevaselt selliseid asju teha. Ma ei usu, et need graafikud nagu väga suures osas kusagil kattuvad. Ma pigem arvan, et inimesed ostavad ikkagi endale nagu päriselt mingisuguse Leica või Fuji või mõne muu. Küll, aga ma vaatan siin, et selle Xiaomi 15 Ultral on selline veel üks selline mingi lisalaiendus photography kit juures, mis justkui teeb selle telefoni selliseks mõnusamaks seebikarbiks, et sa saad selle füüsilise sellest nagu päris nii-öelda jutumärkides päris kompaktkaamera, sellel on siis tegib USB-C pesaga, selline ümbris on kaasas, mille külge ta kinni käib, USB-C pesaga läheb ta telefoni sisse, võtab sealt voolu või annab voolust, tal on sees akupank ja siis päästikunupp ja füüsiline zoom'i nupp, eks ole, teeb tegelikult, kui sa oled nagu kõva pildistaja, teeb selle tõesti mugavamaks ja minu teada praegu ka Eestis need inimesed, kes ostavad siin mingi kampaania ajal selle Xiaomi 15 Ultra saavad selle sama kaamera gripi siis kingiks kaasa. Muide, aga sama laadi telefoni näitas ka üllatavalt soodsa hinnaga selline tegija või bränd nagu Nubia ja Nubia Focus 2 Ultra. Ka tavaline 50 megapiksline sensor, tänases mõistes on 50 megapiksline tavaline, aga just telefoni taga on siis objektiivi rõngas, kus sa saad optilist zoom'i reguleerida ja samamoodi selline paksem käepide ja hind 299 €. Kusjuures see tundus mulle, ma vaatasin seda videot ja tundus mulle ääretult imelik, sest selle rõnga keeramine, kuna teise pool telefoni on üsna ebamugav, et ei ulatu nagu nii palju välja, kui sul kaamera objektiiv ulatub, kus sa rõngas keerad, eks ole. Ja päris tihti võib seda rõngas keerates käsi minna objektiivi vastu ja sa lihtsalt määrid ära oma kätega selle läätsa selle. Mulle lihtsalt jäi nagu silma, et alguses mõtlesin, see hind on ikkagi 1000 kandis, aga tundub, et siis, ma ei tea, et kas siis, kuidas ta maksab siis 300, et kas ta teeb midagi väga halvasti. Või on tehtud, või keegi teinud vea. Nubia iseenesest muideks ei ole ju mingi tundmatu asi, vaid tegemist on ZTE brändiga. ZTE on sarnaselt Huawei'ga mitmetes riikides bännitud ja kunagi oli suur taristutootja, eks ole, nad on nagu päris suur firma. No jah, siin mail nad muidugi kuigi esindatud ei ole. Enam mitte, jah. Kunagi olid.
Ja ma arvan, et MVC nagu põhilised asjad saidki meil ära mainit, mis nagu ägedaid oli. Võib-olla sellistest trendidest ma ütleks, et jäid mulle ikka silma ka igasugused volditavad asjad, et oli 3 volditav telefon näiteks, Infinix Zero Mini 3-fold oli üks nendest, mis iseenesest ei tundugi võib-olla väga halb mõte, sest tõesti, kui juba sul on selline paksem klots, no miks sa pead selle siis 2 voltima, voldi 3 ja siis ta on... Saad päris tahvi lõpuks sellest, jah? Seda küll jah, aga no seal ta oli just nagu 3 volditav, pigem selline, kus ma ütlen, ta oli siis selle Samsung Flipi mõõdust läks 3. Nii et ta nagu muutus niiseks väga kummaliseks trühvliks või ma ütleks üks mänguklotsiks sul käes, eks ole, et ta oli siis nagu väikene kuubik või ristkülik, aga miks mitte. Samas disainis oli ka muide selline projektor, miniprojektor, mis oli 3 volditav ka ja mulle silma alguses ma vaatasin, et see on ka nagu telefon. Aga see oli lihtsalt projektor, mis tänu sellele voltimise mehhanismile, see moodustas kohe ka sellise hea nagu jala või niisuguse diagonaalis sellise kuju, et sa lahti voltides saite siis kohe kusagile lauale panna ja pilti ekraanile näidata. Ja muidugi suuri ekraane võib-olla volditavatest, näitasid seal nii Samsungtel, selle Samsungil oli kohver, selline 18-tolline spioonikohver, mille lahtikeeramisel, avamisel tuli sealt välja siis ekraan ja Lenovo, kes näitab üldse tihti igasuguseid kummalisi asju, sedapuhku näitas ThinkBook Flip AI Concept PC-d, mis oli siis nagu ikka üks sülearvuti, aga selle erinevusega, et selle ekraan oli mõlemal pool seda ekraani, ehk et tagapool on ka ekraan ja eespool on ka ekraan. Kui sa voldid siis selle arvuti kokku, on sul justkui tahvel. Selles mõttes, et see väliskülg on ka ekraan, aga kui sa teed arvuti lahti, siis see pool, kust sina vaatad, on ka ekraan ja kui sa nüüd tahad, siis sa võid selle välispoole siis tõsta enda poole püsti. Ja siis sul moodustub siuke torn, või selline hästi suur püstformaadis ekraan, mis näeb nagu lahti voldituna nagu pehmelt öeldes koomiline välja. Et see tundub lihtsalt nii jabur, et sul on selline pisikene arvuti, mille kohal kõrgub siis selline ekraanitorn. Aga teistpidi tõesti kasutada ise võib-olla mugav, saad suuri või pikemaid dokumente seal sirvida, teed kellegagi mingit koosolekut, siis võid näidata talle seal välisküljel asju. Et eks see nagu natuke näitab kõik seda, et see volditav tehnoloogia on ju meil olemas. Aga seda, et kas seda on neid vaja, ise küsimus on ju ja tootjad nagu üritavadki leida seda konksu, et kas kuidagi siis tarbijani ka seda niimoodi viia. Kas me voldime nüüd 3 või 2 või paneme sinnapoole selle ekraani. Kui nad suudavad teha piisavalt odava ja piisavalt tugeva 3 volditava sellise Huawei telefoni tüüpi asja, mis muudab siis päris telefonis muudub tahvliks, siis minu arust see on nagu ikkagi see asi, mis tulevikus nagu edukas on. Volditavalt 2 asja veel, et sel nädal tuli ka uudis endiselt nagu on lekked Apple'i volditava telefoni kohta ja sel nädalal oli siis põhiline uudis see, et Apple on suutnud koos oma ekraanipartneritega ära lahendada kõige suurema probleemi volditava telefoni juures Apple'i jaoks on see, et siis neil on see volt, eks ole, ekraani sees, kui sa lahti voldid ja nüüd nad on jõudnud nii kaugele, seda volti enam ei ole, nii et Apple leidis nagu endale sobiva ekraani väidetavalt ja telefon peaks tulema välja järgmine aasta. Aga kui sellest Infinixi 3 volditavast flipist veel korraks rääkides, Infinix ise nagu usub sellesse nii palju või peab seda nii tugevaks, et kõik nende materjalid räägivad sellest, kuidas seda saab kasutada näiteks rinnale paigutatuna seikluskaamerana ja jalgratta lenksu külge kinnitatuna nagu kaardi jaoks ja ühesõnaga, et nad arvavad, et see on nii tugev, et see kestab nagu igasuguses karmides oludes. No üks sellistest ka võib-olla naljakatest, jaburatest, kaldkriips huvitavatest kontsepttoodetest oli midagi, mis meenutas meile kunagisi jutte asjadest nimega Humane AI PIN. Ja oli see vist Rabbit. Humane müüdi hiljuti HP-le maha väga odavalt. Just, et kumbki nendest kahjuks ei läinud hästi lendu, sest et tegelikult väga palju ei osanud midagi teha. Aga nüüd siis Lõuna-Korea firma tõi välja sellise kummalise toote. Ma vaatan kohe, mis selle firma nimi on. Selle firma on Neonal AI. See on siis selline ettevõte, kes tegelikult on mingi plokiahelal baseeritud vaktsiinide tuvastusmetoodikaga tegelenud Koreas.
Ja nüüd otsustasid nad siis käest proovida telefoniga ja see on selline aparaat, kus siis alumine pool on nagu tavaline telefon, aga üleval pool on siis eraldi ekraani osa, mille peal on siis virtuaalne sina või ehk telefoni omanik ja sellest virtuaalsest omanikust või kuidas omanik sinna jõuab, on siis see, et telefon peab siis teadma kõike oma omaniku ajaloost, failidest, tegevusest, kõik sotsiaalmeedia kontod, Google'id, Facebook'id, mida iganes, ühesõnaga kõik, mida sa endast tead, ka sinna hulka kuuluvad sinu haiguslood loomulikult ja kõik sa siis annad sinna AI-le. ma ootan seda konksu, et kuhu see jutt välja jõuab? Ja see jutt jõuabki välja sinna, et kui sa siis ühesõnaga kõik oma identiteedi oled siis teleportinud sinna telefoni sisse, piltidest rääkimata loomulikult, seda ma ei tea, kas sa pead ka pildistama siis ennast kõrvalt, alt, tagant ja pealt ja riides ja paljalt või mitte, aga siis ilmub sinust siis sinna selline avatar, kes ongi täpselt nagu sina, teab kõike sinu kohta ja tegutseb nagu sina. Ehk et kui sa siis ütled talle, et seal üks näide oli see, et palun tee mulle autokindlustus, siis ta suudabki minna ja sinu eelistuste kohaselt valida loomulikult sinu autole kõige parema kindlustuse ja kõik see nagu seal demos ka üllatavalt hästi, seal mõned ajakirjanikud, kes proovisid, olid siiralt üllatunud, et see justkui töötaski. Ehk et see AI avatar siis seal, kes näeb välja nagu sina, räägib nagu sina, tegutseb nagu sina, käibki ringi siis virtuaalselt netis nagu sina ja teebki neid asju. Et see kõik tundubki natuke selline, et mis asja, et mis mõttes või kuidas ja isegi seda juttu rääkides mulle tundub see nagu väga kummaline ja see firma ise muidugi seal juures väidab, et privaatsusele on pandud meeletut rõhku ja kõik sinu terviseandmed on kuidagi laiali jaotatud mingisuguste serverite võrgustike vahel ja ainult siis see sinu käes olev telefon suudab siis need nii-öelda ahelad kokku siduda, et nad on kasutanud oma know-how'd siis just nimelt selle vaktsiini tuvastusbloki ahelate süsteemidest nüüd selles verifitseerimises, et siis sinu andmed oleks kõik kaitstud ja nii edasi. Aga loomulikult see ei tähenda siis, et sinu andmed ei oleks ikkagi kusagil maailmas laokil, nad justkui on, aga ainult sinul on siis võimalik nad uuesti pusleks kokku panna. Et tegelikult ta omamoodi nagu astub siis sammu samas suunas, kuhu üritasid astuda need samad firmad, kellel väga hästi ei läinud. Aga kas see nüüd on see samm, mida me tahaksime? See, mida te mainisite mõlemad selle jutu alustuseks, see ongi see Humane'i traagika on ka see, et peale selle, et suur firma nad ära ostis väga odavalt, siis kõik, kes ostid neile selle $700 Humane'i, neil on lihtsalt väike nüüd lutsuklots, sest see asi ei tööta enam. Sellega lihtsalt nagu, ma ei tea, pabereid hoida laua peal, et tuulen ära ei viiks. Võib-olla selle väärtus siis äkki 1000 aasta pärast on natuke suurenenud. 1000 aasta pärast küll, jah. See on õige ajaskaala. Et need on huvitavad sellised tehnoloogia katsetused, mis oleks nagu okei, aga siis, kui mul küsitakse mu terviseandmeid, et teha minust üks digitaalne avatar, siis on nagu siis on juba kahtlus. Sul nagu silm hakkab natukene blinkima. Võib-olla tõesti, aga iseenesest, ma jäin lihtsalt mõtlema, et mõte ei ole justkui võib-olla, mõttes on nagu teatud värvi, aga ma jäin nagu mõtlema selle peale, et kas ma üldse tahaksin, et minu selline digitaalne teisik on nagu mina, et kas sa iga hommikul, õhtul ja lõuna käid peegli ees endaga rääkimas, et võib-olla need inimesed, kes käivad, neile võib-olla see meeldiks. Aga ausalt siis on nagu päris hirmus, kui sa oled ära alahinda seda tänapäeva inimeste eneseimetlust, et ma tahaks kõige rohkem rääkida ise endaga ja et ma ise kuulan, nii et see võib-olla on väga nutikast turundus võtta. Ma ei tea, ma tunnistan küll, et mulle meeldiks vaadata mitte seal telefonis nagu peeglisse või ma ei tea, see tundub mulle kuidagi nii äraspidine. Ma tahaks pigem, et minu assistent oleks ikka keegi teine, et mitte ma siis ei räägi ise endaga, et see on kuidagi siuke skisofreeniline natukene. Võib-olla siit ma tahaks edasi minna viimase uudisega, mida jagada eelmisest nädalast, et kui MVC-l alla tõmmata joon, siis kui sa tahad rääkida mingi teise assistendiga, siis samal ajal, kui katsetatakse MVC-l igasuguseid asju, siis Amazon näitas oma uut versiooni Alexast. Ja Alexa on ju teada-tuntud vanakooli abiline sul kodus, kellega rääkida, aga nüüd on siis väljas Alexa Plus. Ja Alexa Plus on põhimõtteliselt meile ootuspärase sellise kõnemudeli tarkusega abiline.
kas Alexa sees oled sa aru saanud, vaatasin ka seda demo, mis oli väga muljetavaldav, et kas seal sees on siis midagi, mille nad on nagu päriselt kuidagi ise teinud või teevad nad koostööd kellega? Seal all on AWS Bedrock ja AWS Bedrock on põhimõtteliselt OpenAI konkurent, aga ta on, ütleme nii, kus iganes tänapäeval te näete mingisugust startupi või ka tehnoloogiafirmat kasutamas AI-d ja nad ei ole Microsofti Copiloti peal, siis nad kasutavad AWS-i Bedrocki. Ehk siis see on selle teine nagu selline väga laialt levinud kommertsmudel ja see Alexa Plus peaks olema väga tark, et noh. Kas seal mitte asjad ei ole ka see, et nad kasutavad nagu erinevaid nii-öelda back-endi, erinevaid partnereid just. Amazon on investeerinud, ma mõtlen praegu, võin praegu eksida, kas Perplexitisse või Claude'i, mingisse väiksemasse, aga korralikku on miljardid investeerinud, et ühesõnaga üks nendest partneritest on nemad siis. Seda küll, jah. Aga mida see tähendab siis kasutajale on põhimõtteliselt see, kuidas näiteks me oleme harjunud trükkima nende ChatGPT ja muude mudelitega ja meid mõistetakse automaatselt, siis nüüd ka Alexa Plus lubab teha seda häälkõnega, et ma viskan õhku mingi pooliku lause, räägin väga kõnekeeles, kasutan mingeid selliseid terminoloogiat, mis on nagu släng või nuputan oma eelmiste lausete jätkuks midagi. Et see on sama vestluse ajalugu, mis suudab hoida ChatGPT, siis ka Alexa Plus lubab, et see kõik on nagu naturaalne, ta vastab sulle, käib otsimus infot ja mis on see sõna personaliseerimise osas on nendel selline mõnes mõttes nagu lihtne, primitiivne, aga võib-olla just toimib lahendus, et sa saad jagada Alexa Plusiga dokumente. Põhimõtteliselt sul on, ma ei tea, teed pildi mingisugusest kontserdikavast ja siis saadad selle edasi Alexa Plusi äppi või sul tuleb mingi dokument, PDF tuleb su meili, siis forwardid selle talle ja siis sa saad juba küsida temalt selle kohta, et kuule, mis sealt kõige huvitavam on, tee mulle kokkuvõte või midagi, et võib-olla sellele ei olegi vaja leiutada mingisugust tohutult keerulist iseenda skaneerimist, et ta oskaks sinule relevantseid vastuseid anda. Jäine küsimus ongi lõpuks jah selles, et kas ta teab sinu eelistusi ja paljudel on siis juurdepääsu ikkagi sellist täide saatvat juurdepääsu sinu asjadele. Tegelikult üks asi, mida Alexast oodataksegi ongi ju see, et ta oskaks su, kuna ta elab kodus kõlaris, eks ole enamasti, siis ta oskaks su kodusid asju juhtida, eks ole, mugavamalt, mitte nii, et sa pead teadma täpselt, mida öelda, vaid sa võid öelda vabas kõnes seda, eks ole, ja siis ta saab aru ja teeb seda. Siin ikkagi natuke mul kangastub ikkagi selline klassikalise komöödiafilmi stsenaarium, kuidas sa ütled, et tahad, palun mulle tass apelsini mahla ja siis röösterist lendavad välja mingid leivad ja tuled vilguvad ja pesumasin hakkab käima. Aga see on Amazon, ta on ju tohutu suur integratsioonide osa ja see ei ole üldse Alexa Plusi eripära, et ta sul võib juba tellida Amazoni poest sulle uue portsu pesupulbrit, kui sa küsid või siis mingid pileteid. Kõige naljakam kogu selle Alexa Plusi juures oli nende hinnastamismudel. Ehk siis nad küsivad selle eest $20 kuus, aga Prime'i kasutajad saavad selle tasuta ja Prime maksab vist mingi $15 kuus või alla selle, nii et ühesõnaga, et see $20 hind on ilmselgelt selline, mida nad tegelikult kelle käest ei taha, tahaksid ikkagi, et sa maksad Prime'i eest. See on lihtsalt viis, et inimesed selles Prime'is oleks ja kui sa Prime'is, siis sa teed kõik oma ostud Amazonist ja vaatad meediat Amazonist ja räägid Alexaga. Et see on lihtsalt viis, kuidas inimesi sinna Prime'i saada. Ja muidugi, aga selle puhul oluline just kõik Alexad või olgu siis ka Siri või kes iganes selline assistent ja muidugi Alexa puhul just see, et tal on see juurdepääs sinu asjadele või ta on integreeritud sinna, ongi see praegu see eristuv võib-olla siis mõnes mõttes eelis, et täna ju ChatGPT, olgem ausad, teeb ka kõike seda, et sa saad jagada ekraani, saad jagada oma dokumente, saad ka paluda ajastatud tegevusi, saad rääkida advanced voice mode'is, väga loomulikult saad jagada oma telefoni ekraani. See kõik töötab imehästi, aga mis ei tööta imehästi või mida ei olegi sellisel kujul, ongi veel siis see, täpselt see tegutsemisvõimeline assistent, aga eks need kõik, ütleme, et kui Alexa siis liigub sinnapoole, et oma tegutsemisvõimekale assistendile anda juurde siis mõistust, siis ChatGPT liigub siis sinnapoole, et sellele mõistusele anda juurde siis tegutsemisvõimekust. Nii et et kusagil need
peaks need teeotsad siis nüüd kokku minema ja eks seal tekib võib-olla jälle siis teatav konkurents juurde. Ja sellepärast ongi huvitav seda Amazoni jälgida, kes tegelikult ja Eestis turul ja Euroopas nagu ei tee midagi nagu lõpptarbijale. Aga Ameerikas küll. Ja siia muide lõppu lihtsalt lisaksin veel ühe toredat telefoni, mis ka ma unustasin kohe ära sealt või lõpetuseks ära sealt mobiilse kongressi raames mainida, et alati on ka näidatud rohkem ja vähem selliseid loomadele mõeldud aparaate ja siis neid trackereid ja asju on ju koertel ikka ja need ei ole midagi väga uut, aga nüüd siis oli üks ettevõte tulnud sellisele nutikale mõttele, et lisada trackerile ka võimekus helistada välja. Ehk et sa saad ise määrata seda, milliste tegevuste või häälte peale see telefon heliseb, sa paned koerale selle kaela, selle nimi on Close Me Pet Phone. Ja siis kui koer näiteks haugub 5,5 korda, siis helistatakse sulle. Ja siis sa saad koeraga suhelda. Või sa saad siis kuulata, mis ümberringi toimub. Ja nagu seal spetsialistid arvasid, et koeri on võimalik isegi täitsa niimoodi treenida, et kui nad tõesti saavad aru sellest peremehe häälest, mida nad siis kuulevad seal oma kaelarihma küljes olevast telefonist, et siis hääl võib neid rahustada, kui nad õpivadki ära, et see on täitsa okei, et peremees räägib neil kõhu all, siis nad ongi võimelised sellise põhjus-tagajärg seose peale hakkamegi haukuma, ehk et see tähendab seda, et kui koer tunneb... See on see, mida juba Pavlov harjutas omal ajal. Just, et kui koer näiteks tunneb, et tuju ei ole täna päris see, mis eile, siis ta haugub 5,5 korda ja omanik hakkab teda lohutama. Et esmakordselt siis on nüüd võimalus ka koertel helistada siis välja. Et see oli päris nutikas toode. See kõlab uuenduslik asi ja võib-olla küsimus, kas me seda tahame, et su koer sulle helistab kogu päeva. Võib-olla, kui ta tõesti mulle kogu päeva helistab, siis ma peaksin kasutama mingi... Blokeerima koer. Alexa, blokeerima koer. Panema sinna blacklisti selle koera numbri, aga väga põnev igatahes. Nii, aga me oleme tegelikult jõudnud saate lõpuosasse ja lõpus on meil aeg rääkida inimestest, kes on meil väga targad, neil on meie kuulajad ja saadavad meile tarku kirju. Tihti, et mitte öelda peaaegu alati kipuvad need inimesed olema targemad kui saatetegijad, mis on väga tore. Just. Ja nüüd on Urmas saatnud meile pika kirja, millest ma loen paar osa ette. Urmas kirjutas meile kõrvaklappidest. Ja tal on küsimus, miks me räägime nii vähe ainukestest, normaalsetest, aktiivsele tööinimesele sobivatest kõrvaklappidest, milleks on siis neckband variant, ehk siis kaela ümber olevad klapid. Urmase sõnul on siis need kõige mõnusamad, sul on 2 kätt vabad, kui sa kõneled, samas sul kui sa ei taha kogu päeva hoida kummist klappe kõrvas, sa võid need ära võtta ja kunagi ei muretse, et kus nad siis sul on, millises taskus või kus ma panin. Ja et inimene, kes on kord neckband variandiga ära harjunud, see ei tahagi mingeid uusi üldse teada. Aga aastaid pole enam kuulnud, kas selles vallas midagi uut liigub, kas midagi on või ei ole. Ja küsimus meile, et mis me oskame öelda selle kohta? Võib-olla alustuseks võib öelda seda, et Urmase kurvastuseks tuleb öelda seda, et nii pea kui tulid välja mõistlikud sellised praegu kasutatavad täiesti juhtmevabad laadimiskarbiga pisikese klapid, nii kadusid need ümberkaela käivad neckbandiga asjad täiesti turult ära, mõned üksikud on veel olemas, aga üldiselt neid, kuna lihtsalt siin on samasugune fenomen, nagu on väikeste telefonidega, et on üsna väike häälekas ja täiesti mõistlik kogukond inimesi, kes neid eelistaks, nagu Urmas ja teised, aga samas neid on piisavalt vähe, et tootjatel ei tasu neid teha, seda ostetakse lihtsalt niivõrd vähe, sest nad on ikkagi suured, ebamugavad, eks ole. Ja siin mõnel tootjal veel on, aga üldiselt on neid väga vähe just sellepärast, et neid inimesed eelistavad neid pisemaid taskusse käivaid asju, kuigi ma olen nõus, et teatud kasutusjuhtumite puhul on see võib-olla mõistlik lahendus, et mina, kui sellist päris suurelt kaela ümber olevaid neckbandi pole kunagi kasutanud, aga ma kasutasin neid sellise juhtmevabased klappe, mille olid siis nii-öelda 2 klapi vahel oli omavahel nagu kaabel, mis käis ümber kaela, eks ole, et neid ma kasutasin pikalt seni, kuni ma lõpuks sain sammale sellised tänapäevased karbiga asjad. Aga iseenesest jah, et see
kunagi LG oli väga suur selliste neckbändide tegija ja nad olid ka Ameerikas vähemalt ülipopulaarsed, Euroopas vähem. Aga praeguseks on nad enamasti ära kadunud, kuigi mõned üksikud tegijad on veel järgi, kes neid teevad. No selle puhul on täitsa mõistlik argument, mida Urmas välja toob, ongi just see, et kui need päris juhtmevabad tikutoopsis olevad klapid on sul variant A kõrvas, variant B seal karbis ja kui on juhtumisi variant C, siis see tähendab, et on kadunud. Et siis, kui sul on need klapid, mis on kaelas, siis tegelikult neid variant C juhtub väga harva, sest et siis nad nii-öelda tolgendavad sul kaelas. See võru on sul ümber kaela, klapid on seal ees, sa ei hoia neid kogu aeg kõrvas ja siis, kui tahad kuulata midagi, keegi helistab, mis iganes, siis sa paned selle klapi omale kõrva ja kuulad. Nii et tegelikult ei saa kuidagi pahaks panna. See kasutusmuster tundub väga hea. Ja muide, sellised klapid, kui ma nüüd vaatasin põgusalt ringi, et mida on saada, siis tegelikult vähemalt üks selline mudel on täiesti Euronixi letil, JBL Live 220. Ma ei ole personaalselt neid testinud. Võib-olla on Urmasel rohkem kogemust, 86 € maksavad täpselt sellised ilusad klassikalised neckbandiga pisikesed klapid. On täitsa saadaval ja teine mudel, mida ka siin välja toodi, oli siis Sony VI C310, mis peaks olema ka Eestis olemas, saab ka muidugi mujalt maailmast. Need nagu sellised main või tuntumatest brändidest kaks mudelit, mida on, aga tõesti neid on täna vähe, et nagu sellist olukorda kus me nüüd võtaksime jälle igal kevadel või sügisel ette kõrvaklapid ja siis juhtumisi on seal need neckbandiga mudelid, neid lihtsalt ei ole. Need inimesi on vähe. Alternatiiviks muideks, ma lihtsalt viskan õhku mõtte, võivadki mõnel inimesele, aga mitte kõigile, olla need samad klapid, millest me siin varem rääkisime, ehk siis sellised kõrva peale käivad avatud, aga ümber kõrva konksuga klapid, nagu on need uued Honori klapid või Huawei klapid või siis Shokz OpenFitid, sest et nendega on samamoodi, et nad lasevad piisavalt palju heli läbi, kuna see ümber kõrva on, nii et sa kuuled, mis ümberringi toimub, samal ajal on nad tugevalt või turvaliselt ümber kõrva niimoodi, et nad ei kuku ära, eks ole, nad ei häiri sind väga palju. Negatiivne pool on see, et passi on vähem, kui nad on avatud, eks ole, ja nad ei summuta loomulikult aktiivselt niimoodi müra, kuigi mõned neist on aktiivne mürasummutus, aga see ei saa kunagi olla nii hea, kui on siis sellised sügavamalt kõrva minevatel klappidel. See võiks olla üks nagu alternatiiv juhuks, kui neid neckbände enam saada ei ole. Ja muide üks alternatiiv, ma ei tea, kas seda muidugi üldse saada veel on, aga oli ka selline kummaline tootekategooria, mis oli nagu neckband ilma kõrvaklappideta. Kaelakõlar, jah. Seda tootis Põus. Kõrva suunas. Ka JBL ja Sony oli siuksed olemas. Ja Sony ma ei mäletagi, ma tean ka muide, et Navitel tootis mingit sellist natuke säästukamat varianti sellest. Ja muide Põusi oma ei kõlanud üldse väga halvasti seal juures. Kuulge. Vot, aga nüüd, kui sa ütlesid kõlamisest, ma pean minema uue kirja juurde ja lühidalt äkki vastame ka Vootele, kes Vootele, meile tuleb ka kirju, kes konstruktiivselt kritiseerivad meid ja Vootele ütles, et viimast kõrvaklappide testi episoodi kuulates ta pidi selle poole pealt kinni panema, kuna ta ei suutnud edasi kuulata, sest iga kord, kui meie siin saates hakkame rääkima kõrvaklappidest, tuleb välja, et hea sound võrdub palju bassi ja halb sound võrdub vähe bassi, mis on selline keskmise Joe arusaam heli kvaliteedist. Ja Vootele ütleb, et õige on ikkagi see, et nende seadmete ülesanne on võimalikult täpselt ja moonutusteta esitada seda, mida heliinsener on pannud salvestisse. Ja mina kusjuures lugesin seda kirja ja siis ma läksin ja kuulasin selle saate üle ja minule jäi mulje, et me ei öelnud kumbki või mina ja Glenn arvamuse põhiselt, et palju bassi tähendab tingimata head klapid. Pigem mina üritasin nagu suunata seda juttu sinnapoole, et paljudele inimestele, võib-olla isegi enamus inimestele meeldib, kui klappidel on palju bassi, kas see on õige või see on maitsasi, eks ole. Ma olen nõus, et võiks olla tasakaalus ja need lihtsalt sellised Huawei klapid, mida me just siin eelmine saate rääkisime, üle-eelmine saate, siis millel on väga hea heli, mis on üsna heas tasakaalus heli, ei pruugi päris paljudele häälekalt sõnavõtvatele inimestele meeldida just sellepärast, et neil on nende jaoks vähe bassi. See ei tähenda, et neil tegelikult vähe bassi oleks. Ja ma olen igati nõus kuulajaga selle koha pealt, et heli võiks olla tasakaalus ja piisavalt kvaliteetne ja samuti loomulikult see siis, et igasuguse heli edastava seadmine kõrvaklappide, kõlarite kui ka võimendite muude asjade eesmärk võiks olla ikkagi
mida hi-fi või high fidelity tähendabki, et see heli võiks olla võimalikult selline, nagu ta algsena sinna sisse läheb, peaks ta sellisega välja tulema, eks ole. Aga paratamatult on see, et miks Beats näiteks kõrvaklappi turul on väga edukas olnud just sellepärast, et seal on väga palju bassi ja mitte midagi muud, inimesed neid väga hea meelega ostavad. See tähendab, et see oleks hea heli, aga lihtsalt see on nagu paratamatult masside eelistus. No nii nagu Vootele ka ise väga tabavalt ütleb, et keskmine show paneb võrdusmärgi just nimelt sinna vahele. Palju bassi võrdub hea, mida ka tootjad teavad. Aga mida ma siis tahaks enda kaitseks öelda, võib-olla ka on ma kuidagi valesti siis kogu aeg väljendunud, et ma olen tõepoolest nende väikeste nuppude kontekstis maininud kogu aeg seda, et kas on bassi, kas ei ole bassi, kas on bassi. Et nendega on alati selline keeruline lugu, et kui sa saad selle nupu omale niimoodi kõrva, nagu tootja on seda oma testkõrvadesse saanud, siis sa kuuled seda heli nii, nagu ta on ja sa kuuled ka neid basse täpselt nii palju, nagu neid seal olema peab. Aga kui on mingi jama ja sinu kõrv ei ole nii standardne, nagu siis hiinlase või kellegi teise kõrv, kuhu see klapp on testitud minema, siis ei kosta basse. Et bassid on esimene asi, mis tegelikult ära kaovad. Ehk et kui sa pistad selle nupu omale kõrva, me siin vaidlesimegi ühes saates ju pikalt nende klappide üle, kust ma ütlesin vist, et nothing, ei see oli nothing, see oli OnePlus, mille klappidel. No mina ei kuulnud bassi, aga Meelis kuulis bassi. Kas sa said selle korda ja kas sa äppi said tööle? Tead sa, ma ei ole sellega jõudnud veel sinna bassidesse hüpata. Võib-olla ma peaks seda ennem tegema, sest varsti need klapid peavad kohe lahkuma minu juurest. Peaksid juba olema tee siia poole. No näed siis, et igal juhul see tähendabki seda, et miks ma seda bassi olen selles kontekstis alati võib-olla nagu rõhutanud, mitte nüüd sellepärast, et ma tahaks, et sealt kostaks mingi ülivõrdes bassi tümakas, vaid pigem see, et sealt kostakski selline bass, nagu siis on mõeldud kostma, sest kui sa pistad selle nupu omale kõrva kuidagi halvasti, ta ei ole seal hermeetiliselt või mis iganes, siis väga paljud nendest nuppudest, nad ei tee mingisugust korrektsiooni ja nad ei tuvasta kuidagi, et see bass lekib välja. See bass on esimene asi, mis ära kaob ja vaat kui see kaob ära, siis ongi see heli selline õhuke. Et siin oli kusjuures meie see erinevus, mille üle me ka vaidlesime, et mina näiteks julgesin arvata seda, et sinu lemmikutel Sony klappidel kippus see olema, et kui saad natuke bassi peale keerata, et see läks mudaseks ja ülejäänud sagedus ei kippust ära mattuma sinna bassi alla. Ja see on ilmselt see jutt, mida just siin see lugeja meile kuulaja tähendab, üritab selgeks teha, et nagu see on see oht, et me võib-olla hindame bassi liiga palju sellise puhtuse selguse arvelt ja see on minu see asi, mida ka teised Sony klapid odavamad eriti kipuvad tegema, et nad lihtsalt bassi on liiga palju ja keskmisi kõrgesagedusi selle võrra vähem, eks ole. No jah, see on nüüd see küsimus, et kui sa nüüd equalizeriga midagi reguleerid vähemaks või rohkemaks seda teha, aga igatahes jah, kui edaspidi me siis võrdlustes räägime, et kas basse on või ei ole, siis ma isegi ei mõtle, et kas neid on nagu palju, vaid kas neid on täpselt sellises kontekstis, nad oleks ikkagi kuuldavad, piisavalt madalalt, piisavalt puhtad samal ajal ja nii edasi. Et jah, kuidagi ei taha me jätta sellist muljet ja oma arvates ka ei ole jätnud muljet, et me nagu võrdsustame nüüd hea helikvaliteedi ainult bassidega, kindlasti mitte. Aga bassid on väga oluline osa helist ja nagu öeldud, siis keskmised show'd ka heas mõttes hindavad basse väga palju, mis tõttu tõesti paljud tootjad, sealjuures ka Sony, muide me vaatasime alles hiljuti või kuulasime siin mingid kuud tagasi, mis need Sony mudelid olid, ma täpselt ei mäletagi. Sa mõtled suuri ultuveere, kus ainult bassi tuligi. Just sealt tuligi ainult bassi, et ma arvan, et kui Vootele neid klappe kuulaks, siis ta ei kuulaks enam maailma iialgi mitte midagi peale seda, sest et see oli nii nagu me siis ka vist sai mainitud, et nagu sinu üle järgmisel naabril oleks pidu, et sealt tuli selline heli. Jah, ma lõpuks tahaks öelda, et Indrek on saatnud meile ka kirja ja me oleme selle kätte saanud ja me tegeleme sellega järgmises saates. Sellele me saame vastata nii nagu muide väga paljud riigiasutused vastavad. Ma isegi mäleta, mis asutus oli. Oleme teie teate kätte saanud ja vastame 15 tööpäeva jooksul. Avaldus on menetluses. Aga ei, tegelikult ärme tee nalja. Inimesed saatke meil ikka kirju, sest et me püüame need ette lugeda ja need on head. Tead ette lugeda, aga ka nagu vastata ja vastata ka, sest et need on head ja igas saates paar tükki ikka püüame. Tänane saade on läbi saanud. Aitäh kõigile, kes kirjutasid meile ja kuulanud ja kes me räägime. Me oleme tagasi nädala aja pärast.